Kunksmoor ja meremees istusid maja ette kibuvitsamarjapõõsaste vahele maha ja hakkasid ootama. Päike paistis soojalt ja roosiõied lõhnasid magusasti. Kuule, Kunksmoor, ütle, miks sa mind õieti päästma hakkasid, küsis meremees mõnusasti murul peesitades. Surm oli sinu endale ära märkinud, vastas Kunksmoor. Mulle sai see teada. Aga minuga on nii, et kui ma jaole saan, siis ma pean surma käest ohvri ära kiskuma. Sedasi saan ma aru, et ma olen veel olemas. Kui ma poleks sind päästnud, oleks see mulle raskelt südame peale jäänud, nii et ma poleks enam kuskil saanud olla. Aegamisi hakkasid varjud pikemaks venima. Varsti jõudis kätte sume õhtu. Õhtust sai öö ja Kunksmoor viis meremehe õhupalliga teisele kaldale. Kui Kunksmoor uuesti koju tagasi jõudis, hakkasid tal üle keha külmavärinad käima. Ägedad köhahood panid ta vappuma, nina oli kinni, kurk paistes. Lendva lõi talle selga voolmed kõhtu, ristluudes pistis kui noaga. Pea käis ringi, jalad värisesid ja palavik raputas võõra jõuga. Vaene Kunksmoorike on sind selle tormiga alles külm läbi tõmmanud, lõdises Kunksmoor vaimustusega. Ta hakkas voodit seadma. Kuna tal oli plaanis pikemat aega haige olla ja haigusest ka õiget mõnu tunda, pani ta puhtad linad ja otsis välja uue udusuleteki. Voodi kõrvale kuhjas ta suure virna taskurätikuid ja sarjatäie kraadiklaase. Kui Kunksmooril oli kõrge palavik, ei raatsinud ta kraadi kunagi alla lüüa ja pidi seepärast võtma kogu aeg uue kraadiklaasi. Haiguse ajal kraadis ta ennast vahet pidamata. See just see haiguse mõnu oligi. Kraadiklaasid paremate palavikudega pani ta pärast ühte eraldi suflisse ja vaatas neid vahetevahel õhtuti teed juues. Rohtu võtta ta täna õhtul veel ei raatsinud. Kunksmooril olid väga tõhusad rohud ja kui ta neid võtnud oleks, poleks ta haigusest niiviisi hommikuks midagi järele jäänud. Siis keetis ta endale kuuma kibuvitsamarjateed meega, kuid ei hakanud ka seda jooma, et mitte haiguse ilusat käiku ära rikkuda. Ta pani tee niisama voodi kõrvale lauale, et kõik oleks nagu kord ja kohus. Kunksmoorile nimelt meeldis kohutavalt haige olla. Ta heitis voodisse ja pani endale kraadi. Palavikku oli üle 40, nii et kraadiklaas enam ei näidanudki. Kunksmoor higistas ja külmetas korraga. Sa vaene Kunksmoorike, küll sul on kõrge palavik, ütles ta magusa murega. Tal oli väga tore olla. Vahet pidamata läkastas ta raske valusa köha käes. Sa vaene Kunksmoorike, rögises Moor lämbudes. No on sul alles puuslakk peal. Köha oli küll väga huvitav, ent hakkas pikapeale kõvasti kurnama. Kunksmooril oli ääretult kahju sellest erakordsest köhast loobuda, kuid lõpuks ei pidanud ta enam vastu ja tegi endale rohuteed. Ta proovis ühte ammu mõeldud segu, mida ta veel polnud katsetanud. Moor pani teesse soomündi pealseid ja konnamündi kasvusid, pimpernelli juurt ja mõõgavillavart, angerpüssi õisi ja veel näputäie tiimeoni puhkemata pungi. Sellest sai kange ja kibe jook, mis võttis silmist vee välja ja pühkis köha kui käega ära. Aga eks see pimpernell ajas higistama ja ähvardas palaviku alla tõmmata. Mõõgavillad võtsid voolmed ära, tiimeon nii vähe kui seda pandigi, veletas lendma minema ja angerpüss lõi kurgul lahti. Kunksmoor ajas tekid pealt ja lükkas aknad pärani, et palavik alla ei langeks. Nohugi oli veel ilusti kallal. Tuuletõmbus andis sellele uut hoogu, nii et nina jooksis kui mahlakask ja taskuräti tagavara aina vähenes. Nüüd, kus köha enam ei seganud, kõlas iga aevastus puhtalt kui pasunakoor. Sa vaene Kunksmoorike, ütles Kunksmoor rõõmsa õhinaga. See nohu sind viib.
ta aevastas ja turtsus, mis jaksas. Paha oli ainult see, et nina läks suurest pühkimisest alguses valusaks, seejärel päris villi ja verele. Pealegi torkas Kunksmoorile äkitselt pähe, et kõik need mustad taskurätikud tahavad jälle pesta. Ta ohkas sügavalt, ronis voodist välja ja nuuskas nohu vastu peotäie 9 mehe rohu pulbrit sisse. No muidugi oli nohu kohe läinud. Ja nuta või naera, aga ka ristluud said pulbrist kergendust. Palavik oli siiski veel alles. See oli tõeliselt tore kõrge palavik, tugevate külmavärinate ja näriva luuvaluga. Kunksmoor otsustas, et selle palaviku käes ta vähemasti sonib paraja jao. Vaene Kunksmoorike, ütles ta, kas sinuga on lood tõesti juba nii kaugel, et sa hakkad sonima? Ometi ei tahtnud sonimisest asja saada. Mõtted olid liiga klaarid. Kunksmoor tuli jälle voodist välja ja võttis parajad tropid tungaltera tinktuuri sisse, et pead pöörasemaks ajada ja segast juttu rääkida. Aga ei tea, kas ta ajas tinktuurid palavikuga segi või mõjus tungaltera hoopis teisiti, kui Kunksmoor oli arvanud. Palavik hakkas kiiresti langema ja kondivalu andis järele. Jah, Kunksmoor, ütles Moor pahaselt. Paistab, et sa hakkad paranema. Südametäiega jõi ta ka jahtunud kibuvitsamarjatee ära ja jäi sügavalt magama. Hommikuks oli Kunksmoor terve kui purikas. Ta ohkas ja ütles. Vaene Kunksmoorike, haigustele ei jaksa sa enam üldse vastu pidada. Möödus mõni aeg. Ühel pärastlõunal istus Kunksmoor sipelgapesas ja praavitas jooksvat sipelga hammustustega. Äkki märkas ta männitüvede vahelt, et saarele läheneb väike kummipaat. Kunksmoor ronis sipelgapesast välja, rapsis riietelt ja juuksepuserikust sipelgad maha ja tõttas kebjalt randa paadile vastu. Tulija oli meremees, kelle Kunksmoor veest välja oli tõmmanud. Jah, hüüdis Kunksmoor juba eemalt, kui paadike veel kaldale polnud jõudnud. Kas su luud, mis ma kokku kasvatasin, läksid jälle lahti, et sa juba tagasi oled? Ei, hüüdis meremees vastu ja sõudis randa. Mul pole veel keegi arstinud murtud luid paremini kui sina. Ma tulen hoopis teise asja pärast. No, küsis Kunksmoor. Ma tulen oma endise kapteni pärast su jutule, seletas meremees. Temaga juhtus õnnetus. Ta kukkus uisutades maha ja väänas jala välja, nii et kand jäi ettepoole ja varbad tahapoole. Vaene trumm ei saa oma jalgadega nüüd enam üldse liikuda. Kui üks jalg astub edasi, siis teine astub tagasi ja trumm ei pääse sammugi paigast. Hädaga pidi ta ostma enesele juba auto. Ükski arst ei suuda teda aidata, sest juhtum on liiga ebatavaline. Me mõtlesime temaga, et kui sa mind nii hästi ravisid, ehk saaksid ka teda aidata. No, ütles Kunksmoor tagasihoidlikult. Enne kui ma sellele küsimusele vastan, pean ma seda jalga nägema. Trummi vaatamiseks ei ole mingit takistust, rõõmustas meremees. Hüppa paati ja muudkui lähme. Olgu, ütles Kunksmoor. Aga ma võtan oma jalarohud juba kohe kaasa. Meremees jäi randa ootama ja Kunksmoor tõttas koju rohtudele järele. Kui ta tagasi jõudis, ehmatas meremees ennast kangeks. Kunksmoori jalarohud olid nagu tohutu heinakuhi. Moori ennast polnud kuhja alt nähagi. Kui me peame selle kõik kaasa võtma, ütles meremees, siis me minu kummipaati ei mahu. Muidugi peame me kõik kaasa võtma, ütles Kunksmoor. Ma ei tea ju ometi veel, missugust rohtu mul vaja läheb. Ta pani arstirohu kuhja paati ja ronis ise kuhja otsa istuma. Paadike vajus servani vette. Kui meremees ka paati tahtis tulla, hakkas vesi üle paadi servade sisse nõrguma. Kas sa ei näe, et paat on juba täis, pahandas Kunksmoor. Mu rohud saavad ju niiviisi märjaks ja lähevad tuliseks. Polnud midagi parata. Meremees pidi tulema ujudes paadi järel. Vähemalt saab trumm terveks, mõtles ta kurvalt, ise külma vee sees kroolides.
ja niiviisi jõudsid nad suure linna sadamasse. Sadamas oli trumm neil oma uue autoga vastas. Jalavea tõttu sai ta üksnes õige vaevaliselt hüpeldes edasi liikuda. Ta hüpped mõjusid väga ebatavalistena, mistõttu ta kõikjal suurt tähelepanu äratas. Üldiselt peeti teda tsirkuse kunstnikuks. Ka praegu, kui trumm kai lootas, ümbritses teda suur rahvamurd, kes lootis ka kummalisi hüppeid näha. Kui Kunksmoor ja meremees kohale jõudsid, võttis rahva hulk neid suure huviga vastu. Kõik arvasid, et ka nemad kuuluvad etenduse juurde. No, ütles Kunksmoor inimesi nähes. Nii pidulikku vastuvõttu poleks ma oodanud. Ta lehvitas oma rohukuhja otsast tervituseks kätt. Inimesed naersid ja plaksutasid. Siis ronis Kunksmoor oma rohtudega kaile ja trumm juhtis ta hüpeldes auto juurde. Tilkuv ja lõdisev meremees tuli neile järele ja trumm lubas tal pakiruumi pugeda. Uue auto oleks ta ju seest oma märgade riietega ära rikkunud. Rohukuhi seoti auto katusele.